Nii, tere hommikust. Olen siin nüüd Leedus pargis. Palangal või Palangas, ma ei tea. Kas ta on Palangal või Palangas? Huvitav küsimus. Selline kuidagi natuke teistmoodi puud. Rohkem on, ma arvan, rohkem on lehtpuid kui Eestis tundub. Et selline tunne oleks nagu mingis Poolas. Et tegelikult mu plaan ei olnud üldse Leetu tulla, et ma tahtsin Saksamaale minna, sellise Saksamaale, mida enam ei ole, ehk siis Ida-Preisimaale. Aga Ida-Preisimaa, see on suures osas praegu Venemaa käes, et ma nagu päris Kaliningradi oblastisse vast minema ei hakka. Aga osa Ida-Preisimaast on ka Leedu käes, nii et ma tahan siis paari tunni pärast hakata liikuma siis Meemelisse, mis on praegu siis Klaipeda. Ja seal olla siis nüüd mõned päevad ka. Aga jah, et sõin just hommikust ja häbi on tunnistada, sest ümberringi on väga ilus ja kena ja niimoodi. Aga tekkis selline tunne, et ma ei taha enam üldse Euroopas elada. Ja mille see tunne tekkis, et Eestis on selline arvamus, et suur osa asjadest, mis on halvasti, on ainult halvasti Eestis. Et see on suur osa asjadest halvasti kõikjal Euroopas, Euroopa Liidus siis ütleme niimoodi. Ja mis siis on halvasti, on see, et ma rääkisin, kui ma Itaalias käisin, et Itaalias oli vist 2008 käisin. Ja selle ajal, kui ma 2008 käisin, ma ei rääkinud seal vist mitte vaid käisti kindlasti, ma ei rääkinud ühtegi sõna inglise keelt, lihtsalt milleks, eks jah. Ja siis olin 2025 ja inimesed hakkavad ise muga inglise keeles rääkima. Ja see ongi see, et sa saad reisida kohalikus keeles ainult nendes riikides, mille keelt sa väga hästi oskad. Ja kui sa ei oska väga hästi, siis sa ei saa seda keelt rääkida, lihtsalt sul ei lasta. Mingid trikki võid kasutada. Itaalia keel on nii, et ma käisin Itaalias, ma käisin seal ekskursioonil, mis oli kakskeelne, nii itaalia kui inglise keeles. Ja itaalia keeles versioon oli mitte ühtegi sõna, millest ma poleks aru saanud. Et see oli täiesti 100% aru saadav, aga ometi giid räägib minuga inglise keeles. Ja ma ütlen, ma võin öelda, et ma ütlesin talle viisakalt, et ma saan aru kõigest, mida te räägid itaalia keeles, et palun rääkige itaalia keeles. Nad ei pane seda miskikski. Ja see ongi selline, see on ma ei tea, see on mingi uus impeeriumi mentaliteet, midagi sellist. Siin tuleb mingi valge maja, kui on heisatud lisaks Leedu lipule ka Ukraina lipp. Issand, äkki see on see merevaigu muuseum või? Ma arvan, et äkki on, jah. Selline valge maja selja taga. Ja mul on see, ma ei tulnud siia nagu muuseumites kondama, ma tulin nagu, aga vaadata, mis seal on. Äkki on huvitav muuseum, ruttu saab ära käia. Ma teed hotellist välja tšekkima kuskil 12 ajal ka, nii et ma ei tohi siin liiga palju nagu öeldakse laamendada. Aga äkki ruttu jõuab ära käia. Ja siis ongi jah, et Euroopa on kuidagi hävitav. Ta on kõiki keeli hävitav, kõik keeled nagu hävinevad. Ta ei hävitanud eesti keelt, ta hävitab ka teisi keeli. Ja isegi inglise keelt hävitab tegelikult, kui hakata mõtlema, sest ma ei tea, kas inglise kirjanduse peale läksid see inglise keelt räägib. Kui ma olen vaatan, mis see maja on. Palee. Leedu on jah ainukene Balti riik, kus oli ju aadel ka. Võimata kohata eestlast ja lätlast või lätlast, kes on aadel. Kui just abielu kaudu ei ole, eks. Leedus on sellist, kes tööstusrevolutsioon on siit mööda läinud. Nii.